tulemast kõigile meie novembrikuu kultuuripunkti, mis on siis igakuine kultuurisaade meie siis koolis. Soovin tänasel õhtupoolikul teid siis kõiki tervitada. Samuti on mul suur au tervitada meie tänast külalist, heliloojat, lugupeetud härra Sven Grünbergi. Aitäh, et tulite. Härra Grünberg on Eesti elektroonilise muusika üks pioneere, üks esimesi muusikuid Eestis, kes võttis kasutusele elektroonilised instrumendid. Vabandust, mitte üks esimesi, vaid esimene. Kui sa tuled olümpial kullale, siis sa ei ole esimesi, vaid sa oled esimene. Vabandan oma vea eest. No ei ole. Ja, esimene muusik Eestis, kes võttis kasutusele elektroonilised instrumendid. Härra Grünbergi looming on väga mitmetahuline ning ääretult omanäoline. Ta põimib selles idamaade muusikale iseloomulikke meloodiaid ning rütme lääne instrumentide naturaalhelidega. Antud looming on olnud samuti ka väga viljakas, ulatudes siis filmimuusikast isikuloomeni. Samuti on härra Grünberg Eesti Budismi Instituudi nõukogu liige ja direktor. Härra Grünbergi muusikuteekond algas progressiivse rockiansambliga MESS ning sealt edasi on ta tegutsenud sooloartistina. Loodan, et tänane kultuuripunkt kujuneb iga ühe jaoks huvitavaks, silmi avardavaks ning pakub mõtteaineka tulevasteks päevadeks, kuudeks ja aastateks. Soovin aga tänast intervjuud alustada rännakuga mineviku radadel. Nii, no tere veel kord. Seda tahate vaadata. Jah. Võib-olla enne siiski ma natukene selgitaks seda sekkumist sissejuhatusse, et kunagi aastaid tagasi helistati mulle Eesti entsüklopeediast ja öeldi, et teie kohta on tehtud artikkel ja igaks juhuks saadame teile ülevaatamiseks ja sellest on möödas ikka 30 aastat, ütleme nii. Ja saadeti mulle artikkel ja see algas niimoodi, et Sven Grünberg oli Lepo Sumera kõrval üks esimesi, kes võttis kasutusele elektroonika. Kujutage ette, oleks ma näiteks ära surnud enne, siis olekski niimoodi trükitud ja kõik räägiks täiesti vale juttu, sest Lepo Sumer oli minu kõrval, mitte mina ei olnud tema kõrval. Saate aru? Tema ei teadnud sellest mitte midagi ei teadnud. Ja tänu meie sõprusele ja suhetele tema puutus sellega ka kokku ja tol ajal ta tegi Mai Murdmaga balletti Anselmi lugu ja siis ta palus, et mina teeks sinna elektroonilise osa, eks ole. Ja mina tegin selle elektroonilise osa, mitte tema ei teinud. Nii et vaadake, kui tähtis te olete veel noored inimesed, aga tähtis on olla elus. Eks ole? Saate aru? Kujutage ette, kui sured noorelt ära hea sõber Alo Mattiisen näiteks, eks ole, 35 oli juba surnud, eks ole. Suri ära ja tema ei saa enam midagi muuta tagant järgi või sõbrad võivad ka teinekord aidata, aga jah, niisugused asjad. Ma ei tea, kas te tegelikult saate ju kodus ka neid asju vaadata, võib-olla räägime niisama, seda YouTube'i linki võib ju vaadata. Ütlen kohe alguses ära, et ega ma ei käi niimoodi koolides esinemas. Üldiselt, kui ma esinen, viimati olin ma Muusikaakadeemias professori nii-öelda ülesannetes ja õpetasin iseenda loodud õppeainet. Ma arvan, et meil on palju huvitavaid asju siin rääkida, kui need YouTube'is üles pandud asjad. Ja milles see siis seisnes, kui 90-ndatel Eesti Vabariik taastus, siis lõppes ära minu põhisissetulek filmi heliloojana, sest lihtsalt filmi üldse ei tehtud. Aasta aega sissetulek 0. Kujutate ette, kui keeruline on niimoodi elada. Mitte kuskilt raha ei tule. Ja siis Soome sõbrad, kellega ma olin juba filme ka teinud,
ütlesid, et kuule, et sul on ikka, et sa oled teinud, no juba siis ma olin ligi 100 filmi teinud, eks ole, et äkki tuleks õpetama ja siis Tamperes just avati rahvusvahelise tähtsusega kool Art and Communication, niisugune väga uudne multimeedia kool, kuhu siis tuli üle maailma isegi õpilasi siit ja sealt ja 3. kohast ja kutsuti mind siis sinna õppejõuks. Ja vaat kui huvitav, eile tegime just ETV-le ühte saadet, mis läheb nagu UNESCO, kuidas öelda, kanaleid pidi ka maailma, kus ma ka sellest rääkisin, et vaat kuidas on Eestis elu arenenud. Et mäletan, tookord läksin sinna kooli Tamperesse ja noh, kui te kujutate ette, koridor, paremal pool olid Mäki klassid ja siinpool olid siis PC klassid ja noh, arvutiklassid, eks ole, ja ees oli siis veel selline arvuti nagu Silicon Graphics, enam neid, ma ei tea, neid vist ei toodetagi, pole olemaski enam. Aga selle monitor maksis auto. Noh, ühesõnaga väga kallis ja kõik. Ja ma tulin sealt õpetamast ja Vilja Palm, kellega me Vikmani poiste seriaali ju tegime ja Vilja nägin ja Vilja ütles, et ole hea, et tule õpeta meie oma Eesti inimestele ka midagi. Või noh, seda sama asja, mille sa oled välja mõelnud. Mõelge, kui kummaline loominguline protsess on seegi, et sa tead, sa oskad, sa oled teinud väga palju filme, aga sul ei ole olnud vaja mitte kellelegi mitte midagi seletada ega selgitada. Sa ise tead, eks ole, ise oskad. Aga kuidas seda nüüd hakata teistele edasi andma? Eks ole, see on ka õpetajatel. Ka siis, kui on juba mingisugune õppekava ja kõik on olemas, aga kui seda pole üldse olemas, pole mitte, maailmas pole õpetatud seda. Kujutate ette, kui keeruline, sa pead ise looma täiesti uue õppeaine. Ja siis ma mäletan ja veel tuli minna Soomes. Soomes ma ei olnud ju praktiliselt mitte keegi. Seal ka tudengid vaatasid, no mida see vanake nüüd siin tuleb meile rääkima. Sa oled, teate ju ise, kuidas see käib. Ja siis ja ma kirjutasin, minu soome keel ei olnud ka perfektne tol ajal loomulikult. Ja siis ma kirjutasin mitu lehekülge teksti, et kuidas ma üldse hakkan õpetama. Ja nädal aega oli 8 tundi iga päev loeng. Kujutate ette, see on ikka meeletu, 40 tundi nädalas, võõras keeles, täiesti uus õppeaine, kuidas see üles ehitada. Ja hirmsa paugu sain ma esimeseks õhtuks sellega, et ma rääkisin kõik peaaegu ära. Te kujutate ette, siis oli 4 päeva veel, 8 tundi iga päev, ma mõtlesin, mis ma nüüd teen. Et no nüüd on ikka tõeline jama kuubis, nagu öeldakse, eks ole. Aga läksin kohale ja kuidagi mõte hakkas jälle jooksma ja tuli häid ideid veel seal suhtlemise käigus ja nagu ma siin ennem ütlesin, et ma ei käi niimoodi koole pidi rääkimas. Üldreeglina ei käi, väga harva on minult tellitud loenguid siin ja seal. Ma olen 8 kõrgkoolis õpetanud, Soomes 4 kõrgkoolis ja siin ka 4 kõrgkoolis. Aga vaat niimoodi abituuriumis või siin ütleme gümnaasiumites ma ei ole käinud tudengitega rääkida või vist ei olegi ju tudengid veel, jah. Aga minge kindlasti õppige. Lenin oli üks igavene kurjategija, aga selles suhtes oli isegi temal õigus, et õppida, varasti ka kogu aeg sellest räägiti niimoodi ja siis jah, et see on
see on võib-olla siin sissejuhatuseks ehk enam-vähem kõik. Siiski, mis ma tahtsin veel öelda, et miks ma siis ikkagi tulin sellepärast, et ka teiega suhelda, mitte see, et te istute siin vaikselt ja kuulate, mida see papi siin pajatab, eks ole. Noh, tegelikult ma võiks teie vanaisa olla. Ma saan muide paari päeva pärast on 66. Päris karm number, eks ole. Aga noh, õnneks on elus üht-teist tehtud ja ma väga soovitan, õppige ja tehke elus. Teate, kui hea on siis, kui te vana olete, kui sa mõtled sellele, et no midagi on tehtud ka. Pole niisama lihtsalt elu elatud ja niisama naudeldud. Et väga tugev ja minu meelest väga nukraks tegev surve on see, et kogu aeg peab nagu nautima, ainult nautima. Nautida on ka vaja. Mitte jälle see, et elu on karm ja õudne ja kõik. Nautida on ka vaja. Aga tehke tööd, osake pidutseda, olge tarmukad. See on väga ja väga tähtis. Ja küll siis on ka tore elu teiselt poolt vaadates mõelda, et jah, midagi on ikka tehtud ka. Aga kui te julgete tegutseda, siis te peate arvestama sellega, et te teete kindlasti palju vigu. Teil on kõik need vead ees. Te teete vigu, täitsa kindlasti. Täitsa kindlasti. Aga ei pea neid vigu niivõrd kartma, kuivõrd tuleb karta vigade järgset ükskõiksust. Kui on viga tehtud, tuleb mõelda, kuidas olla nii, et neid vigu enam ei juhtuks. Nii et selles mõttes on ka elu üks suur vigade parandus. Elate, teete vigu, parandate ja niimoodi te saate targemaks ja paremaks. Ja see on elu üks sihtmärke, niisama lihtsalt ringi tuiata ja lihtsalt niisama laudelda. Ja ükskord olete vanad ja mõtlete, mis see siis nüüd oli. Mingisugune virvarr, midagi pole tehtud ja vaat siis on meil kibe ja kurb. Eks ole. No nii, kas te tahate, me võiks juba suhelda, tulge räägime, mis te seal taga passite kuskil kellegi õla taga ja ikka lähebale. Suhtleme jah, et ma ikkagi tulin ka sellepärast, et vaadata, millised te olete, meie noored. Ja mul on siin tore olla minu oma õe kaksikud Elo ja Katrin Mõtused olid nad vanasti, aga praegu Elo Mõtust te näete väga tihti televiisoris. Et on ka selle kooli vilistlased. Nemad sündisid aastal 78 veel, eelmisel aastal 1000. Või toredalt seegi kõlab. Ja et oleks vahva jah, nagu ma saan aru jah, õues on niisugune pime ja kole ja sajab ja väga ei taha nagu rääkida, aga Eesti inimesed peaksid olema kuidagi rohkem avatumad ja julgemad. Sest vaadake, kui palju on ka seda ette või heidetakse ette nii meedias kui ka mujal, et kuidagi ei mõisteta inimest. Kuidas sa mõistad, kui teine istub lihtsalt niimoodi, on ju, tuleb suhelda, vaat siis saab aru, mis on mured ja mis huvitab inimesi. Eks ole? Vaikus. Või on kätemeri. Muide, kui ma kõrgkoolides olen õpetanud, siis
siis eks see kipub ikka olema, Soome inimesed on natuke avatumad, aga kipub ka nii olema, et esialgu on nagu raske seda nii-öelda saagi käima saada, käima tõmmata, aga et vahel on ka nagu probleeme, et mõni hakkab nagu liiga soleerima, siis ma olen välja mõelnud ka selle, et üsna alguses ja kui inimestega hakkad mingit pikemat õppetsüklit läbi viima, et siis ma lasen igal ühel rääkida natuke iseendast, kes ta on ja mida ta tahaks elus teha. Ma väga soovitan ka õpetajatel, kooliõpetajatel seda stimuleerida, et õpilased hakkaksid mõtlema, mida nad elus tahaksid teha. Võib-olla ei saavuta neid eesmärke, eks ole, sest elu võib teha igasuguseid uperpalle paremale, vasakule ja üles ja alla, aga mis mind on ikka ja jälle pannud nagu üllatuma, on see, kui vähe noored mõtlevad, mida nad tahaks teha. Ka kõrgkoolides, mul on seal olnud igasuguseid, muide jah, vaat see esimene kursus, kellele ma siis Eestis õpetama hakkasin, no seal kursusel oli näiteks Anu Välba ja praegused ETV juhtfiguurid ja Ain Prosa, kes teeb teleseriaale seal Tuulepealne maa ja mis ta on, see Õnne 13 ja paljusid. Nad on kõik mulle eksamit teinud, et nad olid seal esimesel kursusel juba ja vaat ma siin alguses rääkisin, kuidas Soomes oli, eks ole, olid Mäki klassid ja siis PC klassid ja nii edasi. Ja Eestis, kui ma hakkasin õpetama, siis minu auto parkimise tasu oleks olnud kõrgem kui õppejõutasu. Ühesõnaga sama aeg, kui ma autot parkisin. Ja miks ma seda räägin? Sellepärast, et vaadake, olulisi asju vahel tuleb teha ka tasuta ja isegi peale maksta. Ja ma mäletan, kuidas me ETV-s ja miks ma sellest ETV eilsest saate tegemisest rääkisin, et Karmel Killati, kes seal on ju ka üks juhtfiguure praegu, et rääkisin Karmelile, et Karmel seal helistas ETV peatoimetajale, kes on ka oli ka seal Anu Värba kursusel ja oli ka minu õpilane ja eksamit teinud. Et muide Joonas Ellermaa näiteks on ka olnud minu õpilane ja eksamit teinud. Et ma mäletan, kuidas me seal tunde tegime. Praegune Balti Filmi- ja Meediakool, eks ole, kui võimas ja vägev see on. Et seda siis ei olnud ja siis me ETV-s käisime ja piilusime ukse vahelt, kus me saaks teha loengut. Ja ma mäletan, et mingil ajal kusagil me pidasime loengut ja keegi tuli sisse ja viskas meid välja, sest me ei tohtinud seal olla see. Ja arvuteid oli 0, mitte ühtegi arvutit. Ehk siis, et kui vaesed me ikkagi alustasime, eks ole, et õppejõutasu oli pigem miinuses kui plussis. Arvuteid 0 ja mõelge, vaat seal samas Turu Art and Communication selles meediakooli, kõrgkoolis ma käisin täpselt 20 aastat ka hiljem, 2013 käisin oma tütrekesega, me käisime seal Muumimaal, ta oli siis 4-aastane ja ma läksin uuesti sinna oma vanasse kooli, kus ma siis alustasin seda õpetamist ja kus olid need Mäki klassid ja PC klassid
ja vaatasin seda kooli ja teate, meie BFM on palju vägevam praegu. Mõelge, vaadake, kus on ikka tohutu hüpe ja see ei ole kusagilt loetud, vaid seda ma olen ise näinud. Eks ole, ma olen ise õpetanud seal ja ma olen ka BFM-is õpetanud ja küll on tore õpetada näiteks auditooriumis, mis on minu vana sõbra ja nii-öelda võitluskaaslase Jüri Sillarti nimeline, eks ole. Jüriga me oleme mitmeid filme teinud, esimene oli Hukkunud alpinisti hotell, eks ole, mis jäigi Jüri kõige paremaks operaatori tööga filmiks, eks ole. Ja nüüd seisab temast seal pronkskuju. Aga viimane kord, kui Jüri mulle helistas ja mangus, et ole ja tule sinna ikka õppejõuks ka. Ma ütlesin, et oleks mind mitu, tuleks. Aga kuna mind on üks, siis ma ei taha niimoodi tulla, et luban tulla, luban õpetada, aga kahjuks ei saa tulla, sest ma teen nii palju muid asju, plaate ja filme ja muide praegu tänagi ma lõpetasin, vaat kui huvitav lugu jälle omamoodi, et täna just enne siia tulekut rääkisin siin viimaseid kõnesid, panen kokku oma bändi, mida ma alustasin siis, kui ma olin 17. Tuleb selles Alexela kontserdisaalis ansambel Messi ja psühhokontsert 19. mail. Et nii suur nõudmine on ja tahetakse ja kõik meie absoluutsed tipud on siis nüüd nooremad seal ja eks võib-olla ise tuleb ka sinna lavale ukerdada, aga vaat kui imelik, et bänd, mida sai tehtud 17 kuni 19. Vanad teie praegu olete, te vist ikka nii vanad ei ole. Oletegi? No jah, ei 17 muidugi jah, aga ma mõtlen 19 enam ikka. No võt, näete, tehke ka, tehke järgi. Muide, ja seal, mis on veel üks huvitav asi, et selles vanuses ma kirjutasin ühe loo, mille pealkiri ongi lugu. Ja selle loo mõte oli siis selles, et seal on nagu kaks niisugust teemat, see on põhiliselt instrumentaallugu, vahepeal on natuke häält, vokaliisi. Et on noorus ja vanadus, kaks poolust. Ja näete, nüüd ma saan seda sama asja vaadata juba teiselt poolt. Eks ole, on ju tore. Ja lähen mängin seda seal. Te saate muide seda näha, kui te vaatate Vahur Kersnaga, me tegime 2009 tegime telesaate täna õhtul Sven Grünberg, seal me mängisime seda sama lugu ja natuke siis ma sellest ka rääkisin ja mõelge, kui kummaline on ka see, et ansambel Messi bassimees ei olnud basskitarri kätte võtnud 33 aastat. Kujutage ette. Ta polnud pilli isegi kätte võtnud nii kaua, aga mängis ära ja täitsa ilusti ja aga nüüd muidugi selle uue kontserdiga sellist nüüd ta enam kaasa ei tee ja osad mehed on juba sealpool piiri ka. Ma pean siin silmas seda kõige tõsisemat piiri, mitte riigi piiri. Näete, millised vahvad seiklused teid ootavad elus, kui te ise olete tarmukad, julgete elada ja mõistate ka vigu parandada. Ma arvan, et siit väga põhjapanevast sissejuhatusest oleme kõik saanud siis tulevikuks just teie käest väga head nõu. Aga kui me juba jõudsime jutujärjega ansambel Messi juurde tagasi,
siis ma avardaksin seda natukene veelgi ja nagu ma tutvustuses mainisin, siis teie muusiku teekond just selle progressiivse rocki ansambliga, mis oli omalaadne täiesti siin Eestis kui ka laiemalt Nõukogude Liidus, siis sellega ta ju algaski. Et milline see Messi saamislugu on ning mis ajendas teid kui isikut, aga teid ka kui bändi üldse progressiivset rocki looma, mis teid kokku tõi? No, tol ajal oli see õhus, see oli väga huvitav aeg, väga huvitav. Selles mõttes, et tol ajal oli nii-öelda mainstreamina või esil ja massid käisid kuulamas üsna keerulist ja arendatud muusikat. Tänapäeval tahetakse niisugust diskovärki ja seda, ütleme niisugust tümpsu. Eks see mõiste tümps on ka kui mina olin noor, siis oli ka tümps, eks ole. Aga põhimõtteliselt see motoorne niisugune matsuga muusika, kas seal peal on nüüd natuke paremini salvestatud või natuke kehvemini salvestatud produkt, eks ole. See on juba ise küsimus. Aga et see on ka väga kaua kestnud nähtus. Aga tol ajal oli see tõesti kummaline, et oli arendatud muusika, millel oli ka palju sügavam sisu kui see, et lähed sa ja tulen ma. Ja muidugi, mida peab ju ka ütlema, et Mess oli, me tegutsesime väga lühikest aega tegelikult ja mängisime, see oli minu bänd, nii et selles mõttes, et mängisime ainult minu muusikat, seal teiste muusikat ei olnud üldse. Ja see oli muidugi jällegi vaieldamatult Eesti kõige esimene proge või niisugune arendatud rockmuusika bänd, kus oli siis, Erki Sven Tüür käis meil seal ukse vahel piilumas ja Rujamehed hakkasid ka hiljem seda kõike tegema ja nii edasi, nii et see oli kindlasti kõige esimene bänd, ma mäletan seda lihtsalt ajaliselt. Muidugi, mis oli võib-olla või mida on näiteks tänastel inimestel väga raske mõista, on see, et Eesti oli kogu Nõukogude impeeriumi kese. Vaat seda on ikka praegu, kui sa mõtled, mis Moskva ja tohutu suur linn, meeletu linn ja tollane Leningrad, Peterburg, praegune. Nemad kõik, need nii-öelda Vene Beatlid, Mašõna Vremeni, niisugune Vene Beatles, ütleme niisugune, absoluutne tippude tipp. Need käisid meil ikka ukse taga piilumas, et kas tohib tulla. Vaat niimoodi. Ja sellepärast Jaak Joala oli ju Nõukogude Liidus ka esimene number 1 laulja ja Gunnar Krapsid ja tegijad. Kusjuures Kraps käis meil vahepeal proovimas Messiga ka seal teha, aga ta ei saanud üldse pihta. Lihtsalt ei olnud võimeline niisuguse asju mängima. See käis tal üle mõistus. Gunnar oli hea löögiga mees muidugi. Tema ka bändi teinud, väga tore lugu oli see, et ma olin muusikakooli esimesel kursusel ja just saanud 16 ja siis Kraps ja tollane oli niisugune bänd nagu Mikronid, üks väga vana bänd. Ja selle Gunnar ja siis Mikronite klahvimees Rein Vaik, ta on nüüd ka juba ammu surnud kahjuks, nagu Gunnargi. Ja tulid minu juurde ja et mu õde on minust 7,5 aastat vanem, selles vanuses on see ikka tohutult suur vahe ja õde oli niisugune karm ka ikka. Ja siis ma mäletan, istusime laua taga ja Gunnar siis hakkas õele rääkima, et
noh, kui Svenil hakkab koolis halvasti minema, kutsuti mind lauljaks. Ma olin Mikronite laulja mingi aeg, ainult laulsin, ei olnud mingit klahvimängu. Ja et kui Svenil hakkab koolis halvasti minema, et siis lõpetame kohe bändi asjad ära ja jäi ise istuma selle vastu. Ja siis oli huvitav, siis hakkasime tegema bändi. Noh, tollel ajal oli Eestis ainult üks kõva kidramees, kes oli väga, no teistest nii palju üle, enam sellist asja ei ole. Praegu on kümneid ja kümneid väga häid mängijaid. Praegu osatakse mängida, tol ajal lihtsalt ei osatud mängida. Akadeemilist muusikat mängiti väga hästi, aga rocki, noh, see oli ikka täielik niisugune isetegevus. Ja siis hakkasime tegema bändi, mis sai nimeks Ornament ja siis trummimees oli puudu, siis mina kutsusin hoopis Krapsi bändi Ornamenti ja ise lahkusin Ornamentist ja hakkasin tegema Messi. Ja miks ma siis sealt lahkusin, no need olid tolle aja absoluutsed Eesti tipud, kõik olid, no nii et peaaegu teistest üle. Ja seal bändis ma ka laulsin, Kraps mängis ainult trummi. Ta on mulle isegi ühe laulu ka kunagi kirjutanud, aga noh, see selleks. Aga miks hakkasin seda Messi tegema, sellepärast, et see oli nii teistmoodi muusika. Ja mul oli selge, mina olin 16 ja teised olid seal 20 ja üle 20. Selles vanuses on see ikka, noh, te teate isegi. See on ikka päris suur vahe. Ja oli selge, et mina ei saa ju hakata dikteerima Eesti absoluutsetele tippudele, kes on minust oluliselt vanemad, seda, et nii poisid, nüüd homsest hakkame ainult minu muusikat mängima. Noh, see oli nagu ebareaalne, kuigi hiljem Andres Põldro, kes oli see tippude tippkidramees, tema ütles, et noi, et muidugi ma oleks võinud ju teha sinu asju, aga vaat siis ja noh, tol ajal ei olnud ju võimendusi ja pille ja asju ja siis leidus üks või noh, siis tekkis selline võimalus, et on pillid ja muusikud, kes hirmsasti tahtsid teha. Ja vaat siis hakkasimegi seda Messi bändi tegema aastal 74. Nii et varsti saab 550 sellist. Ja vaat niimoodi, aga Mess oli, ja miks siis Mess nii lühikest aega koos oli, aga sellepärast, et aastast 77, tähendab, me tegime 74 kuni 75. aasta 17. Mail oli siis bändi esimene kontsert Tipis ja noh, tol ajal oli see, et oli 1000 inimest saalis, see oli niisugune tavaline. Tipi praeguse TalTechi saal oli siis puupüsti täis. Ja meil oli laval oli kujundus Kaarel Kurismaa objektid, igast postamendid ja asjad. Muide, pean ütlema, et ma ei tea isegi maailmas analoogi, kes oleks niisuguse asja teinud. Bändidele tehti kujundusi, aga need olid special bändi kujundused. Aga meil olid laval need objektid, mis täna on meie kunstimuuseumites. Ja Kaarel Kurismaa on praegu maailmas üks hinnatumaid Eesti kunstnikke muide. Nende samade objektidega. Peale selle näiteks Kaarel käis meil pidevalt seal Messi proovides ja tegi seal, no näiteks mul on üks lugu, mida tulekski pidada Eesti elektroonilise muusika kõige esimeseks muusikaks või palaks, mille pealkiri on Tiik. Seal on tekst ja tiigis on sinised tuled, see siniste tulede tiik on siis, kui sa öösiti tuled ja su ümber unenäo riik on. Ilus tekst, eks ole, Elvi Jürisson, Peeter Volkonski ema muide ka. Ja Kaarel tegi selle loo järgi objekti,
niisuguse sinise objekti, mis vilgub, see on ka kunstimuuseumis kuskil, aga peale selle on see näiteks hukkunud alpinisti hotellis, mitmed seal hotelli sees. Ja seal need samad objektid, mis on hukkunud alpinisti hotellis, no kui siin pilt lahti võtta, siis need samad objektid olid meil seal ansambel Messi kontserditel laval. Aga mis on veel huvitav asi, on see, et Kaarel Kurismaa oli tol ajal keelatud kunstnik Nõukogude Liidus. Ta ei saanud näitusi teha, tema asju ei lubatud näitusele. Aga ansambel Messi kontserdil nägi neid korraga 1000 inimest ja tihtilugu palju rohkem kui tollaseid Nõukogude Liidu rahvakunstnike näitusi nägid inimesed selle paari tunni jooksul, mis kontsert seal oli. Vaat kui kummaline, kuidas andis nagu kõrval teid pidi presenteerida ka keelatud kunsti. Nii et need jah, niisugused kummalised lood. Ja. Aga peale siis progerocki oli siis tol ajal õhus ka midagi muud. Pean silmas just budismi ja budismi te ju enda jaoks avastasite juba 1970. aastatel, umbes siis samal perioodil. Kuidas te suures siis pimedas Nõukogude impeeriumis, kus ainsaks usuks võib-olla oli vaid kommunistlik partei, budismini üldse jõudsite ja mis teid selle juures paelus? Muide, kohe algatuseks ütlen ära, mis asi see budism üldse on. Budism on teadvuse muutmise õpetus. Ja vaadake, kui räägitakse religioonidest, siis meie kultuuriruumi inimesed, kaasa arvatud Ameerika, eks ole, meil on üsna siiski niisugune sama kultuuriruum või Austraalia näiteks. Et meil mõeldakse mõiste religiooni all õpetusi, mis on pärit Lähis-Idast. Teate, mis õpetused on Lähis-Idas? Ei tea. Kristlus, islam ja judaism, ehk siis juudiusk. Vaat need on nüüd Lähis-Idast pärit õpetused. Nendes õpetustes, te teate, mis 10 käsku, kristlikku 10 käsku. Mis on esimene käsk, teate? No? Jah, sinul ei tohi olla teist jumalat minu kõrval. Eks ole, nii. Teate, kuidas on Buda öelnud? Buda on niimoodi öelnud, et teie ärge uskuge minu sõnu. Ainult sellepärast, mõte läheb edasi, ainult sellepärast, et mina olen nii öelnud, vaid proovige mõista. Mida see tähendab? See tähendab seda, et usk, pime usk on väga paha asi. Selles mõttes lähevad nad täiesti vastassuunas. Kogu süsteem, saate aru, süsteemi alustala on täpselt vastupidi. Nüüd teine asi on see, et kuidas nüüd hakata siis seda teadvust, jah, muide, budismis on ka olemas 10 mitte käsku, vaid õppimisjuhist. Ma hakkan õppima, põhimõtteliselt, ma ei hakka kõike neid üles lugema, aga ma hakkan õppima näiteks teisi mitte kahjustama. Ma hakkan õppima. Mitte see, et sina ei tohi midagi teha. Seal ei ole mingeid keelamisi, käskimisi. Siis mis on veel väga erinev Lähis-Ida mõtlemisest, see on muidugi põhiline, et sa alles hakkad õppima, sa hakkad oma vigu parandama, eks ole, probleeme lahendama, mitte see, et sa
et alluksid käskudele, keeldudele ja pead uskuma. Nii et ja muidugi, kuidas käsitleb budism näiteks Jumala mõistet, eks ole. No kristluses on asi väga lihtne, see on teada, kuidas see on. Aga budismis öeldakse niimoodi, kas Jumal on üle mõistuse? See on küsimus. No kas ta on üle mõistuse? Oot. Kui ta pole üle mõistuse, siis ta ei ole ju Jumal. Jumal saab olla ainult üle mõistuse. Muidu ta ei ole Jumal. Muidu ta on ju inimese tasemel, kui ta ei ole üle mõistuse. Saate aru mõttest, eks ole? Kui aga Jumal on üle mõistuse, siis ei saa tema kohta mitte midagi väita. Punkt. Kõik. See teema on lõpetatud ja Buda seda ise rõhutas pidevalt, et tema tegeleb inimese teadvuse probleemidega. Kuidas ja mida inimene siin ilmas üldse teeb. Ja budismi teine nimetus on kesktee õpetus. Aga eesti keeles on kahjuks üks sõna puudu. See kesktee õpetus ei tähenda mitte keskmist, keskpärast, eks ole, vaid see tähendab tegelikult optimaalset. Te teate, mis on optimaalne? Teate? Osad liigutavad, osad ei liiguta. Väga peal. Optimaalne. See tähendab seda, et on vaja, kui me kujutame ette, et on näiteks lepapuu ja ütleme, et selleks, et mõista, millised on lepalehed, me peaksime kõikide ajastute, kõik lepalehed läbi uurima. Ei pea ju, eks ole? Piisab, ütleme 100 lepalehest, et aru saada lõplikult, mis asi on lepaleht kui selline. Saate aru? Mõelge, kui palju see vähendab, kuidas öelda, probleemide hulka. Tuleb mõista ja vaat selles seisnebki see printsiibi mõistmine. Saate aru? Mis printsiibil mingid asjad töötavad? Teie olete praegu veel nii noored, aga vaat ka selles mõttes ma siin enne algatuseks ütlesin, miks tasub kaua elada, eks ole. Et ka enda kohta ajaloos kuidagi proovida adekvaatseks sättida, eks ole. Aga ka sellepärast, et siis sa hakkad nägema teatud rütmilisust elus. Ja hakkad palju selgemalt tajuma seda, kuidas üks või teine printsiip elu täiesti eri valdkondades ennast ilmutab. Täpselt sama printsiip võib väljenduda ühes asjas, teises, kolmandas, neljandas ja äkki hakkab kokku nendest detailidest moodustuma pilt, mille pealkiri ongi elu. Kuidas see elu käib? Nii et kahjuks väga tihti inimesed niisama vananevad ja muidugi naudivad ja ei mõtle. Aga kui sa elus pidevalt analüüsid, vaadake, kui palju on räägitud meditatsioonist, mis see meditatsioon on, siis mediteerimine, selleks sa ei pea jalad ristis istuma puu all. Meditatsioon ja targaks saamise alus on pidev elu analüüsimine. Analüütiline mõtlemine aitab kõigil targaks saada. Muidugi, siin on üks asi veel. Vaadake, sellest, et klaveri või laulu või mingi muu asja suhtes on andekus ja võimekus. Ka nendes küsimustes on
tuleb öelda, et inimesed ei ole võrdsed. Mõnel lihtsalt on kõvem pea kui teisel, eks ole. See lihtsalt on nii, kas see meeldib, ei meeldi, see on kurb, aga ta lihtsalt on nii, eks ole. Ja ka mõtlemisvõime on inimestel erinev, küll aga peaks palju rohkem ka koolides sellele tähelepanu pöörama, et suunata inimesi ja teha atraktiivsemaks iseseisev loominguline mõtlemine. Üldse, kuidas loominguliselt mõelda. Vaadake, muusikas on mõned artistid, kes õpivad kõik pähe ja muidku, eks ole, teevad seda või teist, aga on teised, kes mõtlevad loominguliselt. Sa tunned, et see inimene on avatud, ta on särav, eks ole. Ta ei lähtu sellest, mis on, saate aru. Ka akadeemilises muusikas. Mõned istuvad ja ainult mängivad neid noote, klõmp. Kõik on nagu paigas, aga mida ei ole, see on muusika. Eks ole? Saate aru, kõik on õigel ajal, eks ole, õigel ajal vajutab, toimetab, aga muusikat ei ole millegi pärast. Vaat niisugused lood. Aga äkki teil on küsimusi selle sama kas või budismi kohta või muusika kohta? Jah. Selle kohta on ka niimoodi öeldud, et eks nende asjadeni jõuavad need, kes on ka varem sellega tegelenud, eelmistes eludes. Nüüd me lähme muidugi nii-öelda õhukesele jääle ja eriti need inimesed, kes Dalai-laamaga kokku puutuvad, et need inimesed on temaga ennegi kokku puutunud. Ja tegelikult, kui me vaatame ringi ja kuuleme, loeme meediast näiteks, kus on ka, näiteks Mozart kirjutas 4-aastaselt juba muusikat. Et ta ei saa selles elu, ühesõnaga, et on nähtusi, mida inimene ei olegi nagu selles elus, lihtsalt ajaliselt see ei ole võimalik, aga vaat oskab ja teab mingeid asju. Mida see tähendab? Ükski inimene konkreetse, näiteks Sven Grünberg ei sünni mitte kunagi uuesti. Vaat siin on ka üks väga huvitav, suur vastuolu tegelikult, omamoodi. Miks see nii on? Jälle, eks ole, et teine äärmus on see, et kõik räägid, oi, kes nad kõik eelmistes eludes, kõik olid muidugi kuningad, keegi ei olnud koristaja. Kõik olid tähtsad tegelased. Miks see on täielik jama, ärge seda juttu usku? Sellepärast, et mõelge lihtsalt ja loogiliselt ka, kuidas inimene luuakse. Kõik inimesed, kõik, kes me siin istume, me oleme ju loodud, ma ei räägi siin Jumala mõistes üldse, vaid loodud, palun, õpetajad loovad teid, te ise loete, te ise loote, teie vanemad loovad teid, eks ole, kõigepealt annavad teile vormi teie vanemad, eks ole, te sarnanete oma vanematega. Väga oluline on keel, eks ole, see keskkond, see kultuuriruum. Ja mõelge ka sellele, kui palju räägitakse, et kes ma siis olen, et mu vanemad, üks on see ja teine on too ja kolmas on. Teate, sellele on hämmastavalt lihtne vastus. Muide, ma kunagi tegin soomlastega ühte dokumentaalfilmi, mille pealkiri oli soomlaste ja rootslastega, mille pealkiri oli Melkein ruotsalaisia, et peaaegu rootslased, kus räägib üks tüdruk, kes on must kui öö nahavärvilt ja räägib, et
et mu vanaema elab polaarjoone taga, on ikka ülivalge ja isa on tal pärit, ma ei mäleta, Ghanast või no ühesõnaga Aafrikast, isa oli veel mustem muidugi, eks ole, et isa oli noh, ma ei tea, nagu see mantel seal nurgas, eks ole. Ja siis ütles, et ma sündisin Soomes, isa sõitis ära, nüüd me elame emaga Rootsis, et ma lõpetan Rootsis kooli, aga ma mõtlen veel ikka soome keeles, aga isa on seal kuskil, eks ole, Aafrikas. Ja siis ta käib seal filmis käib siis isal ka külas, ütleb, et seal ma tunnen ennast jube halvasti. Aga teate, miks ta tunneb seal halvasti? Või mis määrab inimese nii-öelda põhiolemuse määrab kultuuriline kontekst. Millises kultuuri kontekstis sa elad ja kuhu sa kuulud? Näete, minu hea sõber, vana sõber Peeter Volkonski, tema on ju, isa poolt on ju Vene suurvürst, eks ole. Tolstoi on kirjutanud ju, ta on ju Sõja ja rahu, Tolstoi, eks ole, suurima romaani tohutu, eks ole, selle üks peategelane on tema esiisa. Andrei Volkonski, seal ta on küll Volkonski, eks ole, aga ja see Peeter, kuna tema kuulub Eesti kultuuriruumi, siis ta on eestlane. Veri ei loe. Või õigemini ta loeb nii palju, et ta annab teile teatud omadused. Teatud omadused, eks ole. Teatud võimekuse ja teie välise vormi, eks ole. See, kas kellelgi on sinised silmad või pruunid, et neid asju annab. Aga inimese kõige olulisem on see ikkagi see kultuuriline kuuluvus ja haritus muidugi. Ja kui ma räägin haritusest, siis ma ei räägi ainult sellest ja vaadake, kui huvitav on ka hariduse temaatikas selles mõttes, et see, et inimene palju teab, ei tähenda, et ta tark on. Ma olen näinud mitmeid inimesi, kes teavad päris palju ja kellel on uhked paberid, kes võivad olla akadeemikud, aga räägivad teinekord nii lolli juttu, et lihtsalt jube, jah. Ma olen sellega elus kokku puutunud palju kord, mitte üks kord, vaid palju kordi näinud seda. Ma mäletan kunagi, mul oli tohutu au ja Linnart Mälliga seoses ma hakkasin budismi õppima, ma olen tema juures õppinud budismi üle 30 aasta. Käid ülikooli läbi, õpid 4 aastat kõige rohkem, aga ega praegu ei saagi hästi näiteks budismi, Märt Läänemets natuke õpetab ka, aga jah, eks ole. Ja ma käisin Linnart Mälliga koos, ma olen mitmekümnel teaduskonverentsil Moskvas ja tollases Peterburis käinud ja kõiki neid semiootika absoluutseid tippe, vana Juri Lotmanit ma tundsin ja neid, kes olid ka Vene presidendi nõunikud seal, Ivanov ja paljud teised, et ma mäletan, seal konverentsil oli ka, tulid vägevad doktorid, hakkasid rääkima, saal läks tühjaks, kõik läksid õlut jooma. Tuli Mäll, tuli välja, kõik, Mäll räägib, lähme. Kusjuures Mällil ei lastud kaitsta isegi kandidaate, nõukogude ajal oli 2 kõrgemat teaduskraadi, üks oli teaduste kandidaat ja siis oli doktor, eks ole. Ja et üks oli nagu niisugune ametlik liin ja teine oli see, keda teati ja tunti tegijatele, eks ole. Mälli ei lasnud poliitilistel põhjustel. See on liiga pikk jutt, ma ei hakka täna seda siin teile rääkima, aga jah.
kui seda elukest on, et võib-olla saate kunagi raamatust seda lugeda, et seda on väga palju jah, noh niisuguseid asju, mida noh, mul see raamatu sissejuhatus on juba mingil määral vormistatud ja see algab niimoodi, et ärge arvake, et mind oleks tabanud ilukirjanduslik puhang vaid et ma teen seda sellepärast, et mul ei ole õigust seda mitte teha. Ja teate, mis mõttes mul ei ole õigust seda mitte teha? Sellepärast, et ma olen palju näinud, kuulnud, mõistnud niisuguseid asju, mida on mitmeid selliseid asju, mida tean, millega olen ainult mina kokku puutunud. Ei ole ühtegi, no näiteks Dalai-laama visiidid Eestisse. Mitte ühtegi inimest ei ole kogu planeedil maa rohkem, kes oleks Eestisse kõik need visiidid teinud. Ei ole, selliseid inimesi rohkem ei ole. Järelikult ma olen kohustatud seda tegema, eks ole, nendest kirjutama. Ma olen osaliselt kirjutanud ja neid on avaldatud ka, aga ja noh, kui te kujutate ette, et Dalai-laamat peab kõige targemaks inimeseks planeedil maa vähemalt 500 miljardit inimest, eks ole, 500 miljardit inimest, siis need maastaabid on dramaatilised vähemalt, eks ole. Ja on palju muudki, kellega mul on veel olnud elus ju võimalik kohtuda, näiteks Otto von Habsburgiga, kes oli Austria-Ungari keiser. Tema isa oli keiser ja tema isa loobus, täna oleks ta palju siis 105-aastane, aga nüüd ta on ammu surnud, aga mul on olnud temaga võimalik tunde koos veeta ja rääkida temaga asjadest. No näiteks tema perekonnal palus Napoleon, kas ta võib hakata keisriks, tema perekonnal. Tema perekonna juures töötas näiteks keegi Wolfgang Amadeus Mozart. Ja nii edasi. Et siis on mul olnud võimalus väga isiklikult suhelda näiteks Taganka teatri juhiga Juri Petrovitš ja see jube nimede mälu on Ljubimov, kelle saatis Brežnev isiklikult Nõukogude Liidust välja ja kes oli näiteks Võssotski vaimne isa, rääkis mulle niisugust toredat lugu, ütles, et kui Võssotski Vene, kuidas nüüd öelda, rahvuskangelane praktiliselt, oli niisugune tippnäitleja, kui ta suri aastal 40 aastat saabki nüüd ja saab mööda sellest, siis kutsuti tema välja selle Taganka teatri peanäitejuhina ja öeldi, et sina vastutad tema matuste eest, mis Moskvas toimusid. Ta ütles, no kuidas ma vastutan, 2 miljonit inimest oli tänaval. Te kujutate, et 2 miljonit tuli matustele. Või siis näiteks istusin ma viimati koos Moskvas Eesti saatkonnas, teisel pool lauda istus Džohar Dudajev, kes oli Tšetšeenia esimene president, kindralleitnant. Ja Džohar ütleb mulle, et tead, et ma pean minema Tšetšeenia presidendiks. Ma ütlen, et ära jama, et maailm ei tunnusta sind. Ta ütleb, et midagi ei ole teha, et vanemate kogu on niimoodi otsustanud. Ma ütlesin, et proovi ikka kuidagi demokraatlikult. Ta ütles, et seekord
ei saa teha, siis partokraatia ja maffia ühinevad ja hävitavad riigi ära ennem. Ja mees ütles, et ma tean, et mind tapetakse ära üsna varsti. Kuigi ta oli nii kõva mees, et ta tõusis igal hommikul kell 5 üles ja tegi kung fuud 2 tundi iga päev. Ja kusjuures jah, ta oli ju Tartu lennuvälja ülem, kus olid tuumarelvad ja lennukid. Tartus olid tuumarelvad, jah. Et niisuke inimene ja ütles, et ma tean, et mind tapetakse ära, aga ma lähen ja oma rahva eest seisan. Nii et kujutate ette, ta oli päris märter, tegelik märter ka. Ja läks ja tapetigi, tema pihta lasti rakett, selle konkreetse inimese pihta lasti rakett, see on teada. Ja ma olen selle inimesega ka olnud päevi koos näiteks, niisuguse inimese. Ja nii edasi. Ravi Shankar, eks ole, kelle juures käisid Beatlesid õppimas, oli India muusik, maailmakuulus muusik. Temaga ma olen päevi koos. Nii et niisuguse huvitavaid asju on nähtud ja vaat sellepärast tuleb sellest ka kirjutada, aga näis, kuidas kaugele selle asjaga jõuab. Kuigi ma arvan, et meie aeg on tänaseks natukene ümber juba saanud, siis lõpetuseks ma uuriksin teie käest veel, et kuna te olete Dalai Lamaga kohtunud, siis te ehk avaksite tema isikud meie jaoks veel natukene siia tänase väga meeldiva ja intrigeeriva õhtu lõpetuseks. Jah, Dalai Lamaga mul on olnud au 8 korda kohtuda. Kokku olen ma temaga umbes nädal aega hommikust õhtuni koos. Ja muidugi on ta täiesti nii-öelda nähtus ju omaette. Inimene, kes on võimeline oma sünde ja surmasid koordineerima, ütleme niimoodi. Seda on väga raske küll ette kujutada, et kuidas see on võimalik, aga teatud märgid sellele väga otseselt viitavad. Muide, temast on ju mitu filmi tehtud, väga hea film ka. Filmi mõttes on 7 aastat Tiibetis, Brad Pitt mängib seal. Ja muide, ma olen ka selle inimesega kohtunud, keda Brad Pitt seal mängib. See on päriselt elanud inimene. Harrer oli ta nimi, ta oli mägironija ja vaat selle Harreriga ma olen ka kohtunud Austrias. Nojah, vaat siis peaks midagi nagu täpsustama, et ma ütlen, et ta on kindlasti midagi enamat kui see, mida me tavaliselt mõtleme, kui ütleme inimene. Ta on midagi enamat kui inimene. Ühesõnaga, temal on võimekusi, mida inimestel üldiselt ei ole. Vaat võib ka niimoodi öelda. Vaat nüüd läks vist hästi. nüüd läks vist üsna pihta, et kõiki neid asju siin niimoodi niks-naks lahti rääkida on vist üsna tänamatu. Sest vaadake, teate, mis meid ju ka piirab. Piirab see, mida me ja kuidas me mõistame mingeid sõnu. Olete te kunagi mõelnud selle peale? Et ütled ühele inimesele, Jumal näeb ta ühte moodi, ütled teisele, teine tajub hoopis midagi muud. Eks ole? Või mõelge, kui ära lörtsitud on mõiste armastus. Eks ole?
venelased näiteks ütlevad, et ja люблю kapustni supp. Armastan kapsasuppi, eks ole. No aga kujutage ette, kui pikk tee on sealt ikkagi selleni, et Dalai-laama on muidugi tipp bodhisattva nimetatakse, see on niisugune valgustusolend. Bodhisattva on siis inimene, kes, seal on ka 10 niisugust arengutaset, kes siis viimastel arengutasemetel oleks võimeline saama budaks. Aga mida see tähendab, kui sa saad budaks? Siis sa kaotad nagu otsese võime seda maailma mõjutada. Ja bodhisattva vabatahtlikult loobub budaks saamisest selleks, et teisi olendeid saaks otseselt aidata. Ta ei välju sündide ja surmade ahelast. See on keeruline muidugi, ma saan aru. Ja see tundub niisugune huulu-muulu, niisugune poeetiline jutukene, aga selles on oma oluline iva. Muidugi jah, ja lõpetuseks ma tahaks veel natukene teid intrigeerida selleks, et te mõtleksite, proovige käivitada, mõelge elu ja asjade üle järgi. Ja selleks annan ma teile ühe nii-öelda koduse ülesande või ükskõik, mõelge kas või tänaval või poes või autos või lennukis, et mis te arvate, kas on olemas ja millest sõltub tegelikkus? Mis te arvate, kas keegi oskab öelda? Millest sõltub tegelikkus? Ehk siis see, mida me peame tegelikkuseks. Sellest, kes vaatab tegelikkus. Väga tubli. Aplaus. Kestvad kiiduavad. Ei, tõesti. Seda tuleb natuke täpsustada. See sõltub vaatleja omadustest. Mis omadused on vaatlejal? Eks ole? Sest vaadake, kui me kujutame ette, et meie oleme siin ja roomab siin madu. Mida madu näeb? Madu näeb ju soojust. Mida meie jälle ei näe. No natuke näeme ka, aga see ei ole kindlasti see põhiline, mida me näeme või tajume. See ole? On ju nii? Või kui me kujutame ette sipelgat, ta elab selles samas keskkonnas, tajub seda absoluutselt teistmoodi. Või nahkhiir, teate, et inimese kõrva kuulmine on kusagil nii-öelda kõrgeid sagedusi kuuldakse umbes 18 000 võnget sekundis on siis need kõige kõrgemad sagedused, aga nahkhiir kuuleb näiteks 100 000. Ehk siis, et nahkhiir suhtleb selles osas, mida me üldse ei kuule, me üldse ei taju, mis meie jaoks on see vaikus, sest meie omadused ei võimalda seda. Ja see maailm on meie jaoks selline, nagu ta on ainult sellepärast, et meil on teatud omadused ja võimed. On ju huvitav mõte, eks ole. Peale selle näiteks linnud elavad hoopis teises ajajaotuses. Lind laulab trõtt, aga kui seda nüüd ajaliselt võtta see pisike tsõrt ja tõmmata ta nii-öelda pikaks meie ajajaotuses, siis võib see olla 3-osaline laul. Ilusti sissejuhatus ja refrään ja või näiteks, kui me kujutame ette, et kärbes, eks ole, mõni kärbes on ju eriti kiire. Ja me hakkame näiteks üritame seda kärbest maha lüüa, aga ta põrutab minema. Me ei saa teda kätte. Ja miks me ei saa kätte? Aga sellepärast, et kärbes võib-olla istub, ringutab, vaatab, käsi tuleb, las ta tuleb.
sa lähed, võtan siin veel, söön ühe piruka, enne kuni see käsi siia jõuab, no tükkan. Nüüd vist hakkan lendama. Aga meie jaoks on nüüd. Või kas kilpkonn elab kaua? Ei ela. Sest ta elab nii aeglaselt. Saate ära? See on jälle meiepoolne hinnang, et kilpkonn elab kaua. Ei ela kaua. Kui ta nii aeglane on, saate aru, siis ta elab teises ajajaotuses üldse. Nii et mõelge nende asjad üle. Need on huvitavad asjad, mille üle tasub mõelda. Eks ole? Tore. Tõmbame siis joone alla täna. Ja, suur aitäh nende tõdemuste eest ja nendega me siis tänase kultuuripunktiga lõpetame. Aga meil on 21. kooli poolt teile ka üks väike kingitus pakkuda. Tore. Nii, ma toon seda kohe välja. Suur aitäh, et tulite ja meile oma mõttetarkusi jagasite. Aitäh! Ma väga loodan, et kui ma lahti teen, siis ei käi pauk ja nägu ei ole must. Sellist nalja me teie peale ei mängi õnneks. Tegu on ikkagi šokolaadiga. Ja ma loodan ka. Mida saate siis kodus maiustada? Ja, oleks ma natukene jälle üritasin intrigeerida. Aga muide, mul on aeg-ajalt tudengid ka ütlevad, et oi, et me ikka teid segame ja kas niimoodi kangesti vabandavad. Ma ütlen, et ärge vabandage, see on teie asi, teie peategi mind segama. Teie ülesanne on küsida ja uurida, eks ole? Ja minu asi on jälle vaadata, mis teiega peale hakata. Kas vastata nii, naa või kolmandat moodi või... Jah, tore, suurepärane. Aitäh teile. No kõige parem.